Räägime sel korral siis kahest seadeldisest, millega siis elektri ja magnetvälja mõjutada saab ja need on siis kondensaator ja induktiivpool. Räägime kõigepealt kondensaatorist. Kondensaator on siis seade elektrilaengu salvestamiseks. Aga kuna elektrilaenguga on seotud ka elektriväli, siis võime sama hästi öelda, et kondensaatorisse salvestatakse elektrivälja energia. Nii et kondensaator salvestab siis kas elektrilaengut või siis samaaegselt ka elektrivälja energiat. Kõige lihtsam kondensaator koosneb siis sellisest kahest metallplaadist, mis on siis omavahel eraldatud mingisuguse mitte elektrijuhiga. Kuna ka õhk on mitte elektrijuht, siis näiteks kaks teineteisest mingisugusel kaugusel asuvat metallplaati õhus moodustavad kondensaatori. Ja kui nüüd võtta ja viia ühelt plaadilt teisele mingisugune laengkuu, siis tekib nende plaatide vahel elektriväli ja seda elektrivälja sai siis kirjeldada pingega ja saab näidata, et see pinge on võrdeline üleviidava laengu suurusega ning sõltub siis sellest kahest plaadist koosneva süsteemi teatavast omadusest ja seda omadust nimetatakse siis kondensaatori või siis selle kehade süsteemi mahtuvuseks. Mahtuvus on siis füüsikaline suurus, mis siis kirjeldab ühelt kehalt teisele laengu üleviimisel kehade vahel tekkivat pinget. Mahtuvuse ühiku saame, kui jagame laengu ühiku pinge ühikuga, ehk siis kulonit voldi kohta ja seda ühikut tuntakse faradina. Meil eespool oli juttu sellisest mehest nagu Faraday ja just nimelt tema järgi on siis saanud see ühik endale nime. Samas tuleb rõhutada seda, et see mahtuvus ei sõltu ei pingest ega ka laengust, vaid ainult selle kehade süsteemi omadusest ja saab siis näidata, et see mahtuvus on seda suurem, mida suurem on siis nende kondensaatorite plaatide pindala, on seda väiksem, mida kaugemal need plaadid teineteisest asuvad ja on võrdeline
siis kondensaatorite vahel oleva keskkonna dielektrilise läbitavusega. Ja siin peaks siis olema veel üks võrdetegur, mis siis tuntakse kui elektrilist konstanti ja selle elektrilise teguri väärtus on 8,85 korda 10 astmes -12 faradit meetri kohta ja see on alati ja igal pool ühesugune. Olgu öeldud, et see E0 on siis seotud selle meile tuttava Coulomb'i konstandiga ehk siis ta on Coulomb'i konstandiga seotud siis niimoodi, et ta on siis pöördväärtus Coulomb'i konstandi ja 4pi korrutisest. Ja meil läheb ülesannetest sageli vaja ka siis arvutada selle erinevate kujudega plaatide pindalasid, eks tuletan lihtsalt siis põhikoolist meelde mõned pindalavalemid, kui meil on, eks ole, ristküliku kujuline plaat, siis on pindala servapikkuste korrutis, kui on ju ruudukujuline plaat, siis on pindala võrdne küljepikkuse ruuduga ja kui on siis ringikujuline plaat, siis on pindala kas pi korda r ruut, kui on teada ringjoone raadius, või pi korda d ruut jagatud 4-ga, kui on teada ringi läbimõõt. Nii nagu erinevaid elektritarbijaid saab omavahel ühendada, nii saab ühendada ka kondensaatoreid ja kondensaatoreid omavahel siis erinevalt ühendades saadakse kondensaatorpatareisid. Ja mäletatavasti oli siis ühendusviise 2 põhimõttelist erinevat. Need olid siis jadaühendus ja rööpühendus. Kondensaatorid kujutatakse elektriskeemil siis sellise 2 plaadina ja kuna kondensaatori põhiomaduseks on mahtuvus, siis alati kirjutatakse siis kondensaatori tähise juurde ka vastava kondensaatori mahtuvus. Nii et kui mul on siin mingisugune hulk kondensaatorid ja need on siis omavahel ühendatud jadamisi, eks ole, jadaühendus on siis selline ühendus, kus ei esine hargnemisi ja saab siis näidata, et kuna need kondensaatori plaadid iga kondensaatori lisamisel, sermised plaadid siis teineteisest eemalduvad, siis
on jadamisi ühendatud kondensaator, patarei mahtuvus, pöördvõrdeline ahelat moodustavate kondensaatorite mahtuvuste pöördväärtuste summaga, ehk siis ei liitu mitte need mahtuvused ise, vaid liituvad hoopis mahtuvuste pöördväärtused. Rööpühenduse korral oli siis tegu hargnemisega ja ka kondensaatoreid on siis võimalik ühendada rööbiti ja rööbiti ühendades me justkui suurendame teineteisega kohakuti olevate kondensaatoriplaatide pindala ja saab näidata, et rööpühenduse korral kondensaatorite mahtuvused liidetakse. Ehk siis jadaühenduse korral liidetakse kondensaatorite mahtuvuse pöördväärtused ja rööpühenduse korral liidetakse siis kondensaatorite mahtuvused. Ja kokkuvõtvalt võib siis öelda, et kondensaatori jadamisi ühendades patarei mahtuvus väheneb ja kondensaatoreid rööbiti ühendades patarei mahtuvus suureneb. Nii et kui me tahame saada, kui meil on kasutada 2 kondensaatorit ja meil on vaja moodustada sellest väiksema mahtuvusega kondensaator, siis tuleb need 2 kondensaatorit omavahel ühendada jadamisi, aga kui mul on tarvis saada suuremat kondensaatorit, siis tuleb ühendada rööbiti. Nagu öeldud, siis kondensaatorisse koguti siis elektrilaengu, ehk siis kondensaator salvestas elektri välja energiat ja üldiselt me oleme harjunud tähistama energiat tähega E, aga kuna meil siin elektriõpetuses on täht E kasutusel kui elektrivälja tugevus, siis kasutame siin energiatähisena hoopis siis kaksikv, mis tuleb siis ingliskeelsest sõnast work, sest et sageli räägitakse mitte siis kondensaatori energiast, vaid hoopis kondensaatori tühjenemistööst. Meie oma kursuses oleme tööd tähistanud siis tähega A, nii et paneme ka selle A siia kirja, et siis kondensaatorisse salvestunud energia on siis see, mille arvel kondensaator tühjenedes saab tööd teha ja saab näidata, et see töö on siis seda suurem, mida suurem laeng on kondensaatorisse salvestunud ja loomulikult seda suurem, mida suurem on siis kondensaatori plaatide vaheline pinge, sest et pinge iseloomustas ju laengu liigutamiseks tehtavat tööd ja korrektsuse huvides tuleks
seda siis jagada kahega, noh nii nagu umbes jagasime kahega kineetilise energia puhul massi ja kiiruse ruudu jagatist. Aga eks ole, kuna pinge oli võrdeline laenguga ja pöörd võrdeline kondensaatori mahtuvusega, ehk siis teiste sõnadega laeng oli on võrdeline pingega ja võrdeline ka siis mahtuvusega, siis tehes sellesse töö või siis ka energia põhivalemisse vastavad asendused saame me, eks ole, ühel juhul, et see on Q ruut jagatud 2C-ga, see energia, ja teisel juhul saame, et see on siis C korda U ruut jagatud 2-ga. Nii et kui me otsime siis kondensaatorisse salvestunud elektrivälja energiat või siis otsime seda kondensaatori poolt tühjenemisel tehtavat tööd, siis sõltuvalt sellest, millised füüsikalised suurused meil teada on, saame me kasutada siis 3 erinevat valemi kuju, mis siis tegelikult kõik on üks ja seesama kondensaatori elektrivälja energia valem.